Ja nagu oli öelda eelmises videos, siis me ei tulnud tühja tagasi. Me tõime talve Peetri. Siin meil on siis Toyota diiselmootoriga D4D. See, mis on väga kapriisne ja tänapäeval enamus neid on juba põhimõtteliselt MX-i kaup. Aga me siin saame väga head pihustid ja väga heas seisukorras mootori. See on kindlasti selle auto suurim pluss. Siukseks välimuseks ehitas mingi araablane Rootsis. Ja ma ei tea, seda autot me võime kunagi nimetada mingi Lexus Rocket Bunny Pro Max Twin Turbo, veel mingeid sõnu ja oota, siukne on. Siin on tagavedu ja manuaal käigukast. Muidugi see on kõige tähtsam osa talve Peetri jaoks. Ja nüüd vaatame, mis see rootslane Akinawa Tšikipuki Trukkilava Super Arabic Tuning tegi. Meil on siin coiloverid, mis on päris, kuidas seda öelda, päris teravad vist võiks öelda, et siis me kogu aeg sõites jõnksutame üle kõigi teeauke. Ma ei teadnud, et Tartus on nii kehvad teed, see nii kaua, kui hakkasin selle autoga sõitma. Mis meil siin veel kobedat on? Siin on meil stange kinnituskoht kruvidega, ise purivaga ja see on see katuse lehtmetalli kruvi. Siin vist mingi 2 katsestust oli. No see las ta olla, andke palun 2. Teisest poolt on sama värk. DNB kleeps. Väga kobe. Fenderit on needjadega läbi tiivasi. Siin on fenderit läbi tiivasi. Läbi ukse. Oot, nii see kõik tripper näitab. Välja näeb. Siin on aerodünaamika põhimõtteliselt. Ja ma ei tea. Nagu ma sain aru, ta on juba siin Eestis kaua, alates 23 või midagi sarnast. Ja siiamaani see kõik kestab. Ja tagatiibad ei ole läbi roostetanud. Siin natukene stange lahti. Milleks sellele autole kärukonks, ma ei tea, ärge küsige, poogen las ta olla. Värvikahjustused meil on mingid siin. Siin mingid mõlgid, värgid, särgid, siin juba keegi midagi üritas parandada. Nii saab koputada lund koppades välja. Aga mis me teame GDM autode kohta, kus on ebaviisakas koht, teeme stikerbombing. Japan. Lexus on muidugi mõeldud Ameerika turule, no las ta olla. Diesel F-Sport versioon. Ärge muretsege, pärast teeme väike video. Ja muidugi, mis Lexuse puhul keelees. Kui sa võtmega pimedas tuled auto juurde, siis ta valgustab sulle. Manuaal, Emilian. Siin midagi lahti, las ta olla. Ja kõige suurem pluss on Lexus. Pehme laagi, ilus. Aga filmime teda ümber ja lähme teeme sõitu, proovisõitu.
Ja muidugi, mis me teeme Masuudi Lexusega? Võeti. Ei ole vaja. Kogu aeg taskus. Meil on Norra pill, see tähendab, et meil on soojendi, meil on rool elektriline, meil on tagakardin. Elektriline töötab. Vot see on värk. Pöördeta tõstab, sest ta soojendab ennast. Teeme kapott lahti, vaatame, kuidas selle mikriga on mootori häält kuulda. Noh, Lexus, Toyota korgiga. Siin keegi kullaks ärgiks. Peaaegu lõin mõlki. Aga okei, lähme sõitma. Ja там боком чуть-чуть, да. Ja põhimõte on Talve Peeter ja siis kõik, mis te praegu näete, on AI poolt genereeritud ja ei ole tõsi. Et me mitte midagi ei tee, kõik on väga hästi. Seega natukene juttu sellest, et mis me teeme selle autoga. Ilmselt naudime head ilma. Autol on üks suur miinus, mis ei meeldi minu naisele. See on see, et ta on koilidega. Ma arvan, selle video filmimise ajal te ka märgate seda, et auto on koilidega ja siin kõik väga rappub ja hüppab, aga mulle roolis on päris okei. Seega ei ole midagi kurta. No vot, natukene, pisikene. Isegi traction ei olnud välja lülitatud. Lülitame nüüd teda sisse ja sõidame avalikule teele. Vaatame, kuidas on diisel Lexusega sõita. Kiirendab 130 kilovati jaoks põhimõtteliselt okei. Saab normaalselt liikuda. Ta on reaalselt ökonoomne. Ja ma ei tea, võtab väga vähe kütust. Ma ei ole mõõtnud, ma lihtsalt seiri järgi vaatan, kuidas ma palju sõidan ja minu jaoks see küttekulu on päris okei ja viisakas. Nüüdseks kindlasti seda autot peab džipima, sest teise peal peab kogu aeg klatšima, et nagu siduriga mängida peab, selleks, et ta nagu nurka võtaks. No ma arvan, kui me teeme softi uuendust talle, nii-öelda new version, siis tal peaks madalaid tulla rohkem ja temaga sõita on parem ja veel ökonoomsem. Me muidugi teeme ainult selleks, et oleks väiksem küttekulu. Tundub, et autol on tahmafilter alles, sest ainukene, mis ma vaatasin pihusteid, aga vaatasin ka veel, vajutasin sinna, mis aeg oli viimane põletus ja seal on mingi 500 kilomeetri kanti. Ma mõtlesin, Toyotil on veel tahmafilter alles. See on väga kobe. Eks loodame, et see mootorkotti ei jookse meie käes. Ja esimene, mis ma tahaks selle autoga teha, see on tõsta veits koilidest. Ma arvan, et 2,5 senti iga külg, no iga püstak. Siis flantsid, sest hetkel need rattad on nii koopas, et no see on rõve.
see visuaalselt tekitab reaalselt nagu kahvliga silma lükata. Kui ma panen flänsid, siis ta kindlasti hakkab rohkem agressiivsemalt välja nägema ja siis põhimõtteliselt see kõik, mis kirega on tehtud, see ei ole päris miinus. Nüüd räägime põhimõtteliselt sellest, kui väärt see auto turu jaoks on. Tehniliselt ta on kindlasti väärt, sest ta on mootori poolt on väga heas korras. See ongi üks põhjus, mis ma seda ostsin. Siis kui me räägime varustuse poolt, ma arvan, see on maksimaalne varustus, mis siin on. Ma ei tea, kas AS-il rohkem midagi oli, välja arvatud see automaatkäiguga. Et kindlasti saab öelda, et ta on lisada rohkem. See Araabia tuning, mis on väljast, see põhimõtteliselt rikub terve autot. Sest see on päris ainult pervode jaoks, siukne nagu mina. Mina näen seda, mulle meeldib. See, et tal on lõigatud tagatiivad, tal on pahteldatud üks külg, katus mingi põhjusel ka on pahteldatud, kuigi tagaklaas on terve. Aga seal taga on pahteldatud, milleks seda tehti, mis sellega on juhtunud. No, ei paku huvi ka. See hetk, kui mul oli vaja seda autot, nii-öelda talve Petrit, mis oleks tagaveoline ja võimalik nagu sõita temaga, siis see oli kõige parem variant, seega seda ma ostsingi. Ei tea, ma arvan, et koilide tööd te juba märkasite, et see on see põhjus, miks minu naine siin autos üldse aega veeta ei taha. Ta praegu sunniviisil istub, filmib seda kõik ja teeme seda paremaks. Ja ma arvan, paneme müüki mingi hetk. See nii kaua, kui ta on müügis, siis teeme midagi paremaks, midagi uhkemaks ja siis alustame järgmise projektiga.